Hommikust, kallid vennad ja õed, kes te olete jõudnud Nelikaare kirikusse ja kes te jälgite meid ka siis veebi vahendusel. Kätte on jõudnud pühapäev ja täna võib öelda, et pühapäev, mis on natuke erilisem kui teised pühapäevad, eriti isade ja vanaisade jaoks. Ja teile ma soovingi õnnistatud isadepäeva, armsad isad ja vanaisad. Ma loen Jumala sõna alguses ja teen seda täna psalmidest ja psalm 103. See on Taaveti laul ja Jumala heategude ülistus. Kiida mu hing Issandat ja kõik, mis mu sees on, tema püha nime. Kiida mu hing Issandat ja ära unusta ainsatki tema heategu. Tema annab andeks kõik su ülekohtu. Tema parandab kõik su tõved. Tema lunastab su elu hukatusest ja ehib sind helduse ja halastusega nagu pärjaga. Tema täidab su suu heaga, et su iga saab uueks nagu kotkal. Issand teeb õigust ja mõistab õiglast kohut kõigile, kellele liiga tehakse. Tema andis Moosesele teada oma teed, Iisraeli lastele oma teod. Halastaja ja armuline on Issand, pikameelne ja rikas heldusest. Tema ei riidle lõpmata ega pea igavesti viha. Tema ei tee meile meie pattu mööda ega tasu meile kätte meie pahategusid mööda. Sest otse kui taevas on maast kõrgel, nõnda on tema heldus võimas nende vastu, kes teda kardavad. Nii kaugel, kui ida on läänest, nii kaugele viib ta meist meie üleastumised. Otse kui isa halastab laste peale, nõnda halastab Issand nende peale, kes teda kardavad, sest ta teab, millist tegu me oleme. Tal on meeles, et oleme põrm. Inimese elupäevad on nagu rohi. Ta õitseb nõnda nagu õieke väljal. Kui tuul temast üle käib, ei ole teda ja tema ase ei tunne teda enam. Aga Issanda heldus on igavesest igavesti nendele, kes teda kardavad, ja tema õigus jääb laste lastele, neile, kes peavad tema lepingut ja mõtlevad tema korraldustele, et teha nende järgi. Issand on oma aujärje kinnitanud taevasse, tema kuningriik valitseb kõiki. Kiitke Issandat, tema inglid, teie vägevad sangarid, kes täidate tema käske, kuuldes tema sõna häält. Kiitke Issandat kõik tema väehulgad, tema teenijad, kes teete tema tahtmist. Kiitke Issandat kõik tema tööd, kõigis tema valitsuse paigus. Kiida mu hing Issandat. Aamen. Ilus laul Taaveti poolt, kes samamoodi oli isa ja ka vanaisa. Ja nii nagu Taavet siin ütleb, otse kui isa halastab laste peale, nõnda halastab Issand nende peale, kes teda kardavad. Tänu Jumalale isade eest, kes oma eeskujuga on olnud oma laste elus ka näitamas seda, mis on oluline, kes on olulised, ja arvatavasti on isadel ka tulnud ikka päris palju korda halastada oma laste peale ja kogeda ka ise halastust. Elu on täis väljakutseid ja katsumusi ja ei tea täpselt keegi meist ka, mida homne päev toob, kuid nii nagu Taavet laulab, ikka kõlagu kiitus mu huultelt igal uuel hommikul, vaatamata, mis olukorrad meie ümber on. Nii et, armsad isad, täna tahame tõesti eriliselt mõelda teile ja soovida, et Jumala tahe jätkuvalt teie elus oleks esikohal, otsida tema palet ja kinnitada ka teid, et Jumal kuuleb teie palveid, mida te oma laste ja laste pärast palvetate. Nii et alustame ka seda teenistust ühe kiitusega ja meie
Ülistusgrupp tuleb ka lavale ja kiidame koos Jumalat. Tõuseme ja täname Jumalat ka nii palve kui kiituse lauludega üheskoos. Hea taevane Isa, täname sind, et oled paljudele meile üheks heaks isaks ja eeskujuks. Tänu sulle, et võime täna olla siin selles paigas koos, mõeldes oma isadele ja vanaisadele, kõigile neile, kes on oma eludega olnud eeskujuks. Ja palume jätkuvalt, et ka täna Eestimaal oleks neid isasid, kes võtavad julgelt vastutuse oma pere eest, kes on tõeliselt isad, nii nagu sinu sõna õpetab olema isaks. Kiidame sinu püha ja kallist nime, sest selles nimes on jõud, selles nimes on pääste ka neile isadele, kes täna hüüavad väljapääsu ja abi. Issand, ole neile väga lähedal, puuduta nende südameid, tee head tööd nende eludes ja et ka siin selles koguduses me võiksime üha enam näha neid isasid, kelle südamed on avatud sinule, Issand, ja kes paluvad oma elus sinult juhtimist. Tänu ja kiitus sulle, et sa oled täna siin meid kinnitamas ja julgustamas. Aamen. Ja kes peame seisma, et kiitus tuua Issandale. Sinu nimel kokku tulnud me, sinu nimel kummardame me, sinu nimel hääle tõstame, sinu nimel au me anname. Sinu nimel kokku tulnud me, sinu nimel kummardame me, sinu nimel hääle tõstame, sinu nimel au me anname. Jeesus, nimi üle nimede. Jeesus, taevast maad sa valitsed. Sinu nimel kokku tulnud me, sinu nimel kummardame me, sinu nimel hääle tõstame, sinu nimel au me anname, sinu nimel kokku tulnud me, sinu nimel kummardame me, sinu nimel hääle tõstame, sinu nimel au me anname. Jeesus, 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 nimi üle nimede. Jeesus, taevast maad sa valitsed. Jeesus, 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 nimi üle nimede. Jeesus, taevast maad sa valitsed.
su sulane kuulab su hääl. Siin sinu ees seisan ma. Siin sinu ees ma ootan ja kuulan su hääl. Siin sinu ees, Isa hea. Siin sinu ees, su sulane kuulab su hääl. Siin sinu ees seisan ma. Siin sinu ees ma kuulan su hääl. Siin sinu ees, Isa hea. Kui ootan sind, mind tugevaks teed sa. Kui kuulan sind, mind kõnetad sa. Kui otsin ma sind, mul lubad end leida. Kui palun ma sind, mul vastad sa. Nüüd tule täida paik, kus seisan ja ootan su hääl. Nüüd tule taas ja valgusta mu südant sa. Nüüd tule täida paik, kus seisan ja ootan su hääl. Mul rahu annad ja kätel kannad edasi sa. Siin sinu ees, su sulane kuulab su hääl. Siin sinu ees seisan ma. Siin sinu ees ma ootan ja kuulan su hääl. Siin sinu ees, Isa hea. Kui ootan sind, mind tugevaks teed sa. Kui kuulan sind, mind kõnetad sa. Kui otsin ma sind, mul lubad end leida. Kui palun ma sind, mul vastad sa. Nüüd tule täida paik, kus seisan ja ootan su hääl. Nüüd tule taas ja valgusta mu südant sa. Nüüd tule täida paik, kus seisan ja ootan su hääl. Mul rahu annad ja kätel kannad edasi sa. Nüüd tule täida paik, kus seisan ja ootan su hääl. Nüüd tule taas ja valgusta mu südant sa. Nüüd tule täida paik, kus seisan ja ootan su hääl. Mul rahu annad ja kätel kannad edasi sa. Mul rahu annad ja kätel kannad edasi sa. Mul rahu annad ja kätel kannad edasi sa. Siin sinu ees, su sulane kuulab su hääl. Siin sinu ees seisan ma. Siin sinu ees ma ootan ja kuulan su hääl. Siin sinu ees, Isa hea.
Sulle anda ma tahan vaid seda, mis kalliks pead sa. Kõik kombed ja tavad, mis tühjad ma jätta tahan nüüd. Mu ohvrid sa ei oota, vaid südant, mis kuulub sulle vaid. Nii seisan su ees ma ja tahan vaid sulle kuuluda. Vähem mind ja rohkem Jeesust, vähem mind ja rohkem Jeesust. Vähem mind ja rohkem Jeesust, vähem mind ja rohkem Jeesust. Sa võta mu südam ja puhasta kõigest tühisest. Sa hoia ja mind kanna, ma vajan su armu iga päev. Su ilu ja su suurus mind hämmastab ikka ja jälle. Sa võta mu austus ja tänu, see kuulub sulle. Vähem mind ja rohkem Jeesust, vähem mind ja rohkem Jeesust. Vähem mind ja rohkem Jeesust, vähem mind ja rohkem Jeesust. Vähem mind ja rohkem Jeesust, vähem mind ja rohkem Jeesust. Vähem mind ja rohkem Jeesust, vähem mind ja rohkem Jeesust. Sulle anda ma tahan vaid seda, mis kalliks pead sa. Kõik kombed ja tavad, mis tühjad ma jätta tahan nüüd. Mu ohvrid sa ei oota, vaid südant, mis kuulub sulle. Nii seisan su ees ma ja tahan vaid sulle kuuluda. Vähem mind ja rohkem Jeesust, vähem mind ja rohkem Jeesust. Vähem mind ja rohkem Jeesust, vähem mind ja rohkem Jeesust. Vähem mind ja rohkem Jeesust, vähem mind ja rohkem Jeesust. Vähem mind ja rohkem Jeesust, vähem mind ja rohkem Jeesust. Vähem mind ja rohkem Jeesust, vähem mind ja rohkem Jeesust. Vähem mind ja rohkem Jeesust,
vähem mind ja rohkem Jeesust. Ikka rohkem Jeesust, seda me igatseme. Ja ma usun, et sa igatsed täna hommikul ka kellegile veel kätt ulatada, kellele ulatanud ei ole. Nüüd võta see väike aeg, liigu kellegi juurde, äkki mõnele isale soovida head isadepäeva või mõnele emale tänada, et tal on tore isa, tore mees. Tänu Jumalale. Kõik mehed on olulised. Nii armas. No nii, kaljad ja kätepigistused on nüüd tehtud ja saame minna siit edasi. Kuu teisel pühapäeval oleme siis ikka teinud ka seda üheskoos, et me täname Jumalat, et me igaüks oleme kutsutud Kristuse ihusse ja me oleme uue lepingu rahvas. Ja Piibel ütleb, et issandas Kristuses on meie patud kõik kustutatud, andeks antud ja me oleme õigeks mõistetud tema armust. Ja see on üks suur kingitus Jumala poolt ühele inimlapsele, et see inimlaps võib oma elu jagada elava Jumalaga. Ja paljudes nii-öelda kirikutes tehakse seda ja kasutatakse erinevaid väljendeid, armulaud, Kristuse õhtu söömaaeg, meie oleme kasutanud issanda surma mälestamine, aga see on ikka kõik üks ja see sama lõpuks, et me oleme tõesti Jumalale tänulikud, et meie õnnistegija Jeesus Kristus on lunastanud meid. Ja ühel viisil see protsess veel jätkub nii kaua, kuni me siin maa peal oleme ja näeme ühel päeval teda palgest palgesse, siis senikaua, kuni me siin oleme, siis me usus vaatame ikka temale ja nii evangeeliumites, aga ka apostel Pauluse kirjades me näeme, et see oli koguduse elu ühine osa, mida nad tegid. Ja ma loen täna väikese lõigu Matteuse evangeeliumist. Oleme teinud seda erinevatest Pauluse kirjadest ka, põhiliselt Korintuse kiri, esimene Korintuse kiri, aga täna ma loen siit Matteuse evangeeliumi 26. peatükist ja see on siis lugu, kui Jeesus viimast korda Paasa söömaaega peab ja seal saab see nii-öelda ka teatud mõttes uue tähenduse, sellest saab armastuse söömaaeg. Ja see on just vahetult enne, kui Jeesus ristile läheb ja risti lüüakse, aga siin sellel hetkel ta on koos oma jüngritega ja nad on valmistanud selle söömaa ja ma loen siit 26. salmist mõned salmid. Aga kui nad sõid, võttis Jeesus leiva, õnnistas ja murdis ja ütles siis jüngritele andes, võtke, sööge, see on minu ihu. Ja ta võttis karika, tänas, andis selle neile ja ütles, jooge kõik selle seest, sest see on minu lepingu veri, mis valatakse paljude eest pattude andeks andmiseks. Aga ma ütlen teile, mina ei joo siit peale sellest viinapuu viljast kuni päevani, mil ma joon koos teiega uut oma isa riigis. Need on Jeesuse sõnad, mis on siis evangeeliumisse kirja pandud ja siin ütleb, et Jeesus võttis selle leiva, mis seal oli, õnnistas seda ja murdis ja ütles, võtke, sööge, see on minu ihu.
No muidugi, Jeesuse ihu ju oli tegelikult füüsiliselt nende keskel seal veel. Ei olnud ta üles tõusnud ega ristilööd, aga ta ütles, see on minu ihu. Ja teatud konfessioonides niimoodi aru saadaksegi, et kui õnnistatakse, et siis see muutub nagu Jeesuse ihuks. Meie nelipühilastena oleme seda näinud veidi teisiti, et püha vaim on siin ilmutamas Kristust elavana kogu aeg meie keskel ja see on nagu see sümboolselt siis viitav element väliselt, mis ütleb meile, et Kristuse ihu ja tema uue lepingu veri, need on kehtivad ja maksvad ja tõepoolest nii see ka on. Ja meie ka täname Jumalat selle eest, õnnistame ja siis jagame. Ja meie ei ole teinud vahet ka konfessioonide vahel, sest meie mõistame, et see on Kristuse kaetud laud. Ja sinna tulevad need, kes usuvad Kristuse lunastustöösse, usuvad, et nende patud on andeks antud ja võtavad sellest usu läbi osa. Ja see saab neile õnnistuseks. Nii oleme seda meie käsitlenud ja jätkuvalt käsitleme. Nii et kui sa täna ka siin oled teisest konfessioonist, mitte nelipühist, siis otse loomulikult on see laud avatud ka sinule. Sa usud, et Kristus on surnud su pattude eest, ta on õigeks sind mõistnud ja lunastanud sind. Nii et julgustan, aga me ei sunni ka kedagi sellest osa võtma. See on nii, kuidas sa tunnetad oma südames. Aga ma palun, et pastor Vello tuleb ka ja me täname siis nii nagu siin Jeesus tänas ja apostel Paulus tänas ja siis murrame ja jagame ühes teiega seda. Isa taevas, seisan sinu eest tänulik Jumala lastena. Nii imeline oled. Päästnud meid pimeduse võimusest ja oled asetanud meid oma armsa poja riiki. Läbi sinu risti, issand, läbi sinu kannatuse. Täna me seisame ja ütleme suur tänu sulle risti eest, mis sinule maksis nii palju. Ja me võime usu kaudu täna tulla ja võtta seda vastu ja uskuda kõik meie patud, kõik meie minevik, mida me oleme iiales teinud. Sina viisid ristipuule ja koos enesega surma ja tõusid üles tunnistuseks, et Jumal võttis selle ohvri vastu, mida sina maksid kõigi inimeste eest. Nii imeline on olla puhas Jumala laps, kus me ei pea kartma hirmu tundma, vaid vaadata sinusse ja kui oma isa palge peale ja tunda sinu armastust, mis ületab kõik inimlikkuse. Tänu sulle, isa. Tänu, ole õnnistamas. Täna igal üht, kes ka tuleb osadusse ja kogeb seda, Jumal, mida sa oled teinud. Aamen. Kallis Jeesus, me täname sind, et sa oled meid kutsunud nimepidi. Ja see on olnud sinu valik, millele meie oleme võinud vastata sinu armust. Jah, issand. Me täname sind, et me oleme uue lepingu rahvas ja et meie üle ei ole enam hukka mõistu, vaid me oleme õigeks mõistetud Kristus selle kalli vere läbi, meie patud on lunastatud. Ja tõesti, me usume, et sa oled siin, nii nagu sinu sõna ütleb, seal, kus 2 ja 3 on sinu nimel koos, seal sina oled nende keskel. Ja me usume, et sinu õnnistus on siin selleks, et õnnistada meid ka, kes me järgime sind. Issand, olgu see hetk ka nii mitmele siin, kes tulevad ja osa saavad üheks eriliseks kosutuseks, vaimulikuks ärkamiseks, aga ka ihu tervenemiseks, issand, sest kõike seda sinu tõotused lubavad. Jeesuse nimel, isa, me oleme nii tänulikud, et võime sellest osa võtta tänulikkuse ja kindla usuga, et sina elad. Aamen. Aamen. Ja nüüd me siis jagame pastor Velloga teile leiba ja selle väikese peekri, nii et sa võid oma koha pealt tulla siia ette ja sellest osa saada.
issand on mu karjane, mul ei ole millestki puudus. haljale jasale juhib ta mind oma au pärast, ei jää ma iial häbisse, kui ma kõigest tema peale loodan. Tema annab hingamist rändurile kaugel võõral pinnal, rändurile kaugel võõral pinnal. Kuula mu hing, kuula mu hing, kuula mu hing ja ära unusta. Oma käega juhid mind, kui mu sammud läksid liiva, olid valmis minu eest oma elu ohvriks viima. Kes on sinu sarnane, ükski ei saa sinu vastu tulla. Sinu ligi tahan ma viimse hingetõmbeni olla, viimse hingetõmbeni olla. Kuula mu hing, kuula mu hing, kuula mu hing ja ära unusta. Kuula mu hing, kuula mu hing, kuula mu hing ja ära unusta, ja ära unusta, ja ära unusta. Tänu Jumalale, see on üks eriline osa. Aga mitte vähem erilisem ei ole nüüd järgnev osa, mida Angela läbi viib. Ole hea, Angela. Tere hommikust! Me kohe hakkame kokku panema vabatahtlikku ohvrit ja ma mõtlesin, millega ma teid natukene julgustaksin. Ja kui ma kodus selle peale mõtlesin, siis mul juba pikemat aega ikka üks ja sama asi keerleb peas ja ma olen seda teile varem nimetanud. Ma ütlen täna natuke teise nurga alt. Külva täna seda, mida sa tahad homme lõigata. Ohvri kokkupanemine on ka külv. Aga väga palju asju meie elus on üks külv. Ja mind on lihtsalt ise see nii palju puudutanud ja see käib mu sees nagu kuude kaupa juba. Just see, et mida ma tahan oma elus näha või millest ma näen, et on puudu. See oleks nagu indikaator, et mida oleks vaja külvata. Ja külvamine ei ole see nagu jõusaalis ka, et lähen ühe korra ja olen kohe, kõik trenn on kohe ära tehtud. Et see on pidev. See on pidev. Ja vahel, kui ma mõtlesin, mille pealt nagu näidet tuua,
seda tulemust ehk siis seda lõikust, siis vahel nendest headest asjadest me ei saagi nagu aru, et kuidagi, et kui palju elu on kas läinud paremaks või kergemaks või, aga vahel me saame halbadest asjadest aru. Näiteks külvamise mõttes. Et kui on, mida me külvame oma ellu, mida me kuulame, näiteks kui oli COVID-i ajal iga päev uudistes, kui palju inimesi suri. Seda statistikat loeti iga päev. Ja siis hakkas tulema see statistika, kui palju hirmu hakkas inimestes, osad ei julgenud oma korterist enam välja minna ja enne oli külv ja siis hakkas tulema lõikus. Et see on nagu igas valdkonnas. Ja veel tuli mul siia juurde selline mõte, et palju asju ei ole meie kätes. Mis olukorrad tulevad meie ellu, palju asju ei sõltu meist. Aga külvamine on üks asi, kus me saame, see on meie kätes. See on teadlik valik. Ma saan otsustada ja valida, mida ma oma ellu külvan. Ja kui palju, kui suurel määral. Ma ei ütle, et ärge keegi telekat vaadake ja ärge uudiseid kuulake, et pahad uudised. Aga meil on ka mõistus ja meie kätes on valik, mida, kui palju ja kõige kasulikum asi, mida külvata, on Jumala sõna. Absoluutselt. Leiame sealt need kirjakohad, mis lõikust meil on oma elus vaja ja külvame. Ja sama laieneb ka raha peale. Jumal on andnud meile võimaluse, nagu Ain eelmine kord ütles, et see ei ole kohustus. See ei ole üldse kohustus ja ära tunne ennast pahasti, kui sa ei saa panna. Aga see on võimalus. Anda, tuua Jumalale oma seeme, külvata ja anda Jumalale võimalus siis õnnistada seda ja lasta see saak tulla esile. Palvetame ohvri pärast. Kallis Jeesus, ma tänan kõigi nende inimeste eest. Issand, ma tänan, et sina oled kuningas, sina oled troonil ja kõik au ja kõik kiitus kuulub sulle. Ja isa, ma palun tarkust ja võib-olla ka julgust, kui me mõtleme selle ohvri peale. Kui sa oled kõnetanud kedagi mingi summa osas, siis ma palun julgust, et see tuua sinu ette. Ja ma palun, et sa õnnistaksid, issand, iga rõõmsat andjat. Ja laseksid selle lõikuse tulla esile. Ma tean, et see tuleb esile. Ja anna tarkust ka raha kasutajatele. Jeesuse nimel. Amen. Suur tänu, Angela, selle julgustuse eest ja nüüd meie armsad tulevad ja lasevad korvikesed ringi käima ja mina kasutan seda aega siis, et edastada mõningad teated, mis järgmisel nädalal ees seisavad. Teisipäeva õhtuti ikka võimalus kell 7 tulla siia osadusgruppi, kolmapäeva hommikul kell 10 palvehommikule, ka siia kohviku poole peale ja neljapäeva õhtul siis palve õhtule algusega kell 7. Ja järgmine nädala reede laupäev toimub noorte konverents Tallinnas järgmised sammud ja meie kogudusest on ka 4 noort minemas sellele konverentsile ja meie armsad Toomas ja Lea on nendega koos minemas. Suur tänu teile teie lahke abivalmiduse eest ja bussiga, siis meie väike bussiga nad lähevad ja laupäeval tulevad tagasi. Nii et kandkem noori oma palvetes, et Jumal ka nendel konverentsidel võiks kõnetada ja üles tõsta need annid nende sees, mis Jumal on sinna asetanud ka. Ja laste töötajate laupäev on täpselt samamoodi järgmine nädal ja see toimub Toompea 3 ja mina ise olen seal osalemas. Aga pühapäeval siis mitmed on tagasi siin koguduse keskel, aga nädalavahetusel toimub Ärkame 2025. Paljud teist on juba seda reklaami kuulnud ja näinud ja meilgi on flaierid seal ees
olemas. Nii et üks nädalavahetus Tallinna messikeskuses ja mina pühapäeval olen seal, aga Andra on järgmine pühapäev jutlustamas koguduse keskel ja nii mõnigi teist, ma tean, on ka seal sellel suurel üritusel. Nii et toimuvad erinevad suured üritused nüüd üsna järjest, et Lootusaeg festival just sai läbi ja nüüd otsustati, et tuleb järg ja loodame siis, et mitmed sealgi annavad oma elu Issandale. Nii et nädal jälle täis tegevusi ja askeldusi, aga järgmisel pühapäeval me alustame ka siis alfakursusega ja kella 2 siinsamas kohviku poole peal ja enam-vähem 4 kestab. Nii et kindlasti soovitan osaleda ka sellel kursusel. Nii palju teadetest, aga meil on olnud ka see nädal nüüd, mis tänasega saab läbi, mõned sünnipäevalapsed. 5. november oli Kaidi Tabril sünnipäev, 7. november Kaire Matekainen ja täna on Kai Maripul sünnipäev. Kes teist nüüd kuulsid oma nime ja siin on, siis olge kenad, tulge siia ette, kas mõni on siin? Paistab, et ei ole, aga siis soovime neile südamest Jumala õnnistust järgnevaks eluaastaks. Nii, aga nüüd on siis juba infolehest teile paljudele teada, et täna on meie keskel üks väga armas inimene, kes Jumala sõna meiega jagab. Eve Juurik on meiega koos ja Evega oleme mitmed korrad jumalateenistustel olnud ja erinevaid üritusi koos läbi viinud, läbi elanud. Ja Eve on kirjutanud mitmed raamatud ka, mida arvatavasti nii mõnigi teist on lugenud. Ja see Jumala kutse, mis Eve elus on, see on väga sügav ja võiks öelda unikaalne ka. Et need annid, mis Jumal sulle on andnud, et küll on tore näha, kui inimene saab aru, et ahah, see on minu and ja selles ma liigun. Ja ilmselgelt elus ande nii-öelda me avastame, mõni tuleb juurde, võib-olla on veel ees midagi, mida sa ei tea, aga see, mida sa hommikul ütlesid ka, et sa oled avatud Jumalale, minu meelest see on nagu üks väga oluline sõnum kristlase suust ja südamest, et ma olen avatud Jumalale. See ongi oluline, et olla avatud ja kuulda ja panna tähele, mis on need järgmised sammud. Ja pool sinu elust, pool aastat oled Eestis, pool aastat oled suurel Ameerika maal, nii et nii ta juba kord on, aga täna meil on hea meel, et sa oled siin meie keskel ja sinu elukoht suuresti on ikka Saaremaal, ma olen aru saanud. Nii et sa oled ikkagi selle saare kuidagi nii oma südamesse võtnud ja eks sinu palved ka on aidanud siin seda tööd teha, nii et ütleme sulle tere tulemast ja anname mikrofoni sulle siit üle. Tervitame Evet ka ühe aplausi. Tervist, väga meeldiv on uuesti olla keskel. Ma vaatasin just, et sellest on väga pikk aeg tegelikult. Ja ma hakkasin mõtlema, kui ma siin istusin, ma saatsin Kertile eelmised kirjakohad 5 aastat tagasi oktoobris. Et see oligi siis viimane kord, nii et ma ei olnudki näinud, kui ilusaks teil on kõik muutunud siin. Nagu tõesti väga ilus on. Ja hästi imeline on olla te keskel. Alur oli esimene, kes mind kutsus Saaremaale tegelikult, esimese raamatu puhul, mis on juba väga ammu, aga see oli väga uhke vastuvõtt, ma pean tunnistama. Saarlased oskavad. Aga jah, väga armas on näha kõiki teid, eriti kes on mulle tuttavad, et nii armas on teid näha kõiki. Ja ma tahaksin jagada täna sellisel teemal nagu mõtted, meie mõtted. Ja ma loengi Efeslastele 3:17, mis ma loen tavaliselt Piibli laiendatud tõlkest, mis ütleb, et Kristus võiks usu kaudu elada, rajada oma alalise elupaiga teie südametes. Kas pole huvitav, et Paulus palvetab sellist asja kristlaste üle? Et me oleme harjunud ju mõtlema, et kui me tuleme Jumala juurde siis, ja palume Jeesus oma südamesse, siis Jeesus elabki meie südames.
aga ometi palvetab Paulus kristlastele, et Kristus võiks usu kaudu elada, rajada oma alalise elupaiga teie südametes. Ja Paulus adresseerib siin vajadust, mille ta tuvastas koguduses. Ehk siis kristlaste südametes ei ela alati Jeesus. Ta elab mingis osakeses meie südamest, aga ülejäänud seda on tegelikult täis kõiksuguseid muid asju. Süda on see koht, kus kohas on meie traumad, meie mälestused, meie harjumused. See on see koht, kus kohas on sees nagu meie endine elu, enne kui me tulime Jumala juurde. See on kõik meie südames ja sinna sama peab suutma Jeesus samuti mingisuguse koha endale luua. Aga Paulus palvetab siin, et Kristus võiks elada meie südametes, et ta võiks saada üha rohkem ruumi meie südametes. Ja neuroteadus ütleb, et süda on siis meie uskumuste tugipunkt, et meie süda on siis paik, kus on kõik meie kogemused, mälestused, traumad. Ja teine asi, mida Jeesus palvetab, ilmutuse 3.20 ja jällegi kristlaste üle, kui me vaatame seda konteksti, siis see ei ole palve mitte inimeste üle, kes ei tunne Jumalat, vaid ta palvetab inimeste üle, kes on Jumala omad. Ja ta ütleb, vaata, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi kuuleb ja paneb tähele mu häält ja avab ukse, siis ma lähen tema juurde sisse ja söön temaga ja tema sööb minuga. Jeesus palub meid, et me avaksime oma südamete uksed talle, need paigad, mis on kinni, kus on võib-olla sellised valusad mälestused, millega me ei taha silmitsi seista, sest nad on nii valusad. Ja ma olen kuulnud mitmeid ütlemas, et see kõik on möödunud, et seda ei ole enam, et Jeesus on oma verega kõik ära pesnud ja see enam ei mõjuta mind, minu minevik, see on mu minevik. Kui tegelikult see ei ole niiviisi. Ja muidu ei palvetaks Jeesus ka, et vaata, ma seisan su ukse taga ja koputan. Ja ta palub, et me lubaksime teda igasse oma südames oppi. Ja kui me vaatame oma elu, siis teatud olukordades, teatud ärritajate esile tulles, me reageerime sageli selliselt, kuidas me ei peaks reageerima. Ja siis me saame pahaseks iseenda peale, et me niiviisi käitusime, me teame, et see on patt, siis me parandame meelt ja siis mõne aja pärast me kukume samasse auku uuesti. Sellepärast, et need asjad on meie südames, me ei ole seda osa oma südamest Jumalale tegelikult avanud, kus kohas on see trauma, kus kohas on see valu, kus on see haav, mis lubab meil jätkuvalt kukkuda sinna samasse auku. Ja Jeesus palub, et me avame oma südames opid temale. Seepärast, et need on need paigad ka samamoodi, kus me tunneme seda piina, kus kohas me tunneme hüljatust, kus kohas me tunneme valu, kus kohas me tunneme üksildust. Need on need paigad, mis me ei ole tegelikult Jeesusele täielikult avanud ja see lubab hingevaenlasel tulla ja piinata meid nendes paikades. Ja ta teeb seda, tema teab neid paiku. Sageli meie ei tea, selles suhtes, et meie ei taha vaadata silmitsi, seista nende asjadega. Aga Jeesus palub, et me lubaksime ta nendesse paikadesse oma südames, kus ta koputab. Et kui tuleb mingisugune selline reaktsioon või emotsioon esile, mis meid ehmatab või mis meid paneb, me saame pahaseks iseenda peale, et miks me jälle niiviisi käitusin, siis tegelikult see ei ole midagi halba, vaid see on see koputus. Jeesus koputab meie südame uksel ja ütleb, et palun luba mind nüüd sellesse paika tulla. Et sa näed, et sa reageerid ebanormaalselt, sa näed, et sa reageerid selliselt, nagu sa ei peaks reageerima, aga sa ei saa sinna midagi parata ja Jeesus ei tule meid süüdistama, et näed, kuidas sa jälle käitusid, et kas sa ükskord ei kasva siis üles. Jeesus ei tule meid süüdistama, vaid ta koputab meie südame uksele, ütleb, et näed, siin on see paik, see valupaik, see traumapaik, luba mind sinna. Luba mind sellesse paika, kus ma saan sind armastada, kus ma saan sind tervendada. Ta ei ole pahane meie peale. Ja tõesti need korrad, kui me reageerime nagu imelikult või selliselt ja me teeme endale haiget oma reaktsiooniga,
see on see koputus, see on see Jeesuse koputus meie südame uksel, kus ta palub, et me lubame teda nendesse paikadesse, et ta saab meid tervendada, et ta saab meid armastada nendes paikades. Me kõik teame, et Jumal on armastus. See tähendab seda, me oleme loodud armastuse poolt ja armastuse jaoks. Aga meil on tavaliselt nii kiire, et me ei võta seda aega, et lubada armastusel ennast armastada. Aga kui me ei tee seda, meie vaim, meie hing, meie ihu on loodud armastuse jaoks ja ta toimib normaalselt ainult siis, kui me oleme armastuse sees. Kui me oleme mingi hukkamõistu all või kui me oleme sellises paigas, kus me ei koge seda armastust, me astume haigusstatsiooni ja sellepärast on ka nii paljud inimesed haiged, sest meie ihu on loodud armastuse jaoks, me vaim ja meie hing on loodud armastuse jaoks ja toimima ainult armastuses. Ma alles nüüd saan nii mitmetest asjadest aru, millega Jumal lasi mul tegeleda aastaid tagasi. Ja üks aasta oli, kus ma otsustasin, ma ei teeni, ma ei lähe teenima kedagi. Ma tõesti võtan selle, ma ei planeerinud seda, ma võtan selle aasta, ma mõtlesingi, et ma panen kõik maha, et Jumal, et ma ei planeerinud kunagi enam edasi umbes teenima minna, ma lihtsalt otsustasin, et Jumal, ma tahan tunda su armastust. Ja ma käisingi siin Saaremaal, ma käisin metsas, ma kõndisin ja ma lihtsalt palusin, et Jumal, ma ei taha seda teada oma mõistuses, ma tean seda oma mõistuses. Aga ma tahan tunda iga oma ihurakuga, ma tahan tunda iga oma hingesopiga sinu armastust, ma tahan tunda seda. Ma tahan tunda su armastust. Sest minu jaoks oli isa armastus midagi sellist, mida ma ei olnud kunagi kogenud. Mul on olnud isa, kes jättis meid maha, kui ma olin 3, ja siis kasuisad, kes ei osanud ühestki otsast armastada. Nii et selles suhtes mul oli isa armastust väga raske vastu võtta. Ja siis sel hetkel ma ei mõistnud absoluutselt tegelikult, mida ma teen või kuidas see mõjutab minu edaspidist elu, kui ma otsisin Jumala armastust, lihtsalt ajasin seda taga, ütlesin, ma tahan seda tunda. Mul ei ole vaja teada, ma tean seda oma mõistuses. Une pealt võin öelda, et Jumal armastab mind. Mis see kasu on? Mitte midagi. Mu südames ei olnud seda. Me vajame tunda seda armastust. Sest neuroteadus kinnitab seda, mida Piibel südame kohta ütleb. Ja õpetussõnad, mis eestikeelses Piiblis ütleb hoopis midagi muud, õpetussõnad 23.7 Piibli laiendatud tõlkest ütleb, sest nii nagu inimene oma südames mõtleb, selline ta on. Millegipärast eestikeelne ei ütle seda. Aga originaalteksti, ma läksin vaatasin, mida originaaltekst ütleb, ta ütleb seda sama. Nii nagu inimene oma südames mõtleb, selline ta on. Ja sageli me mõtleme oma südames väga negatiivseid mõtteid iseenda kohta. Ja me ei pane seda isegi tähele, sest me oleme nii harjunud nende mõtetega. Aga kui me läheme ja palume, et Jumal näita mul, mida ma tegelikult mõtlen iseenda kohta, siis ma arvan, et me oleme võib-olla täiesti imestunud ja me mõtleme väga palju vastupidiselt Piiblile. Õpetussõnad 4.23. Hoia ja valva oma südant kõige hoolega ja enam kui kõike muud, mida sa valvad, sest sellest voolavad välja eluallikad. Ja seda eluallikad saab tõlkida kui piirded ja piirjooned. Ehk siis meie südames asetsevad meie elu piirjooned. Kui me näeme, et me üritame edasi minna, me koos põrkume millegi vastu, mingi sein on ees, siis need piirjooned on meie südames ja meil tuleb need südames paigast nihutada, ehk siis oma mõtete muutmise kaudu. Ja kui me südamed kuuluksid tervenisti Kristusele, siis ei ütleks Matteuse 15.19, sest südamest lähtuvad kurjad mõtted, kurjad arutlused, vaidlemised ja kurjad kavatsused, nagu mõrv, abielu rikkumine, seksuaalpatt, vargus, valetunnistus, laim ja ropud sõnad.
Ja ma usun, me kõik oleme kuulnud, kuidas viimasel ajal on eriti populaarne, kuidas öeldakse, et kuula oma südant. Maailm räägib kogu aeg sellest, et kuula oma südant ja selle talle õiges suunas. Aga mida Piibel ütleb? Piibel ütleb Jeremiia 17:9, süda on petlikum kui kõik muu. See on ülimalt rikutud ja korrumpeerunud ning raskelt surmavalt haige. Kes seda tunneb? Meil on päris palju tööd, mida südamega teha. Ja sellepärast ütleb ka 2 Korintlastele 10:5 ja me juhime iga mõtte ja eesmärgi vangistusse Kristuse, Messia, võitu sõnakuulelikkuse alla. Me teame seda kirja kohta ja samas see tundub nagu, et nagu mismoodi iga üksiku mõtte, et nagu iga mõtte peame vangi võtma, iga mõtte peame juhtima Kristuse sõnakuulelikkuse alla. Ja kusjuures neuroteadus ütleb, et meie aju ongi loodud seda tegema. Meie aju ongi loodud selliselt, et me oleme võimelised võtma iga üksiku mõtte ja tooma selle Kristuse sõnakuulelikkuse alla vangi. Et meie aju on loodud selliselt. Aga samas, kui me seda ei tee, siis me mõtlemegi tegelikult väga suures osas hingevaenlase poolt sisestatud mõtteid. Ja me ketrame neid, ja me ketrame neid, ja me ketrame neid. Ja me ei pane isegi tähele, sest me oleme nii harjunud seda tegema. Ja teadlased on avastanud ka seda, et inimene on loodud mõtlema ainult positiivseid mõtteid. Mis tundub eriti absurdne nagu praeguses maailmas, nagu mismoodi. Aga see tegelikult näitab seda, kui täielikult sõltuvaks me oleme loodud Jumalast. Sest see on ainus võimalus, kus me oleme võimelised mitte mõtlema negatiivseid mõtteid. Ainult Jumalas. Kuskil mujal see väljaspool Jumalat see võimalik ei ole, aga samas me oleme loodud mõtlema ainult positiivseid mõtleid. Ja meil tuleb õppida tähele panema oma mõtteid. Ja palumegi, et Püha Vaim näita mulle, mida ma mõtlen, sest meid on loodud tegema koostööd Püha Vaimuga, mitte eraldi liikuma. Ja sageli, kuigi me oleme kristlased, me ikkagi liigume oma mõistuse järgi. Me oleme nii programmeeritud oma mõistust kuulama. Me oleme nii programmeeritud toetuma sellele, mida me näeme, mida me oma 5 meelega tajume, kogeme, maitseme, haistame. See on meile nii palju loomulikum kui see, et me kuulame seda vaikset Püha Vaimu häält ja järgime seda. Või siis järgime seda prohvetlikku tunnetust, mis on igal üksikul kristlasel on prohvetlik tunnetus, kuigi on niiviisi. Ja mul oli ka väga pikka aega see tunne, et et need, kes profeteerivad, et neile Jumal annab nagu suure valju häälega kõneleb, et nad teavad, et Jumal ütles tõesti seda ja teist ja kolmandat. Tegelikult ma kuulsin alles hiljuti Robert Hendersoni ütlemas midagi niivõrd hästi kirjeldamas seda prohvetlikku. Ja ta ütles, Jumal annab sulle niidi otsa. Nüüd on sinu asi, kas sa võtad sellest niidi otsast kinni ja hakkad arutama. See on nii peen, see on nii õrn. Ja sageli me mõtleme, see oli minu enda mõte. See oli minu enda mingi ettekujutus. Ja me ei austagi seda, kuidas Jumal meile kõneleb. Ja see on nii vaikne. Ja täpselt nagu Angela ütles, Jumal annab meile seemne. Jumal annab meile seemne, ta annab alati meile seemne. Ta ei anna meile seda suurt lõngakera, et siin on kõik olemas, siin on kõik valmis, et nüüd liigu selles. Jumal annab meile seemne, olgu see annid, mis iganes. Ta annab meile seemne ja ta ütleb nii, kas sa istutad selle mulda ja hakkad seda kastma ja lubad selle üles kasvada. Või siis sa lihtsalt ütled, see oli minu ettekujutus, see oli ainult minu mõte. Ja me laseme nii palju Jumala kõnetusi endast mööda. Me ei austa seda. Aga miks ta peaks meiega rääkima, kui me ei austa seda? Kui me ei võta seda aega isegi, et kirjutada üles selle tunnetuse, mida ma tunnetasin, selle kirjakoha, mille ta mulle andis, selle unenäo, mida ma nägin, või selle sõnumi, mis esimesel pilgul tundub nagu nii absurdne või nagu, et see ei saanud olla Jumal. See ei saanud olla Jumal. Aga kui sa kirjutad selle üles, kirjutad kuupäevaliselt selle üles ja millalgi hiljem vaatad seda või vaatad Püha Vaim
abil seda, siis sa näed, et Jumal kõnetas sind. Ja isegi kui see ei olnud Jumal, siis mis siis? Sa ikkagi austasid seda, sa näitasid Jumalale, ma võtan kuulda seda, mida ma tunnen, et sa kõneled mulle. Ja kui me võtame ja austame seda selliselt, täpselt samamoodi unenäod enamjaolt ei ole lihtsalt unenäod, nad on vaimne reaalsus. See on see, mis vaimus toimub. Meil tuleb panna oma unenägusid tähele. Mitte kõik ei ole. Aga mitmed unenäod on vaimne reaalsus. See, mis praegu reaalajas vaimus toimub, see on see, mida me näeme unes. Ka need halvad unenäod. Ja meil tuleks minna nendega Jumala ette ja küsida, et okei, ja sageli ta näitab meie vangistuse paiku meile unes. Ta näitab neid paiku, kus me kinni oleme. Ja Piibel räägib väga palju vangistusest, vangistuse paikadest. Need on olemas ja me oleme kinni vangistuses vahel oma enda südame sees. Sest iga mõte, mida me mõtleme enda kohta, mis ei tule Jumalast, see vangistab meid. Ja see tõmbab sinna külge ka teemoni. Ja meil tuleb võtta see aeg oma meeletus kiiruses, seepärast, et see maailm liigub metsiku kiirusega, Jumal liigub täpselt vastupidiselt. Tema liigub selle vaikuse läbi. Nagu Jakobuse kiri ütleb, me teame ju seda, et ta ütleb, et alistuge Jumalale, siis seiske vastu kuraldile ja ta põgeneb teie juurest. Aga meil tuleb kõigepealt alistuda Jumalale. Mitte hakata võitlema ja sõitlema, kui me tuleme mingisugune rünnak, me kukume võitlema, me kukume sõitlema, me kukume trampima ja mida iganes. Aga Jumal ütleb, alistu minule ja vaikseks kuula, milles asi on. Ja siis, kui sa kuuled, siis sa saad alles püha vaimu päästele vastu seista ja ta peab põgenema su juurest. Kui me lihas seisame hinge vaenlasele vastu, ta ei pea kuhugile põgenema. Ja me oleme loodud tegema pidevat koostööd Jumalaga. Ja usaldama ka neid pilte või ma mõtlesin ka, et ma ei näe pilte või mul ei ole seda vaimset nägemist, aga kui ma hakkasin seda treenima, ma hakkasin nägema, et ma näen pilte, kui ma panen silmad kinni ja kui ma usaldan, et see on Jumal, mitte minu enda ettekujutus või mingi, ma ei tea, mis asi. Ja ma kirjutasin need ülesse ja ma ei saanud kohe nendest aru, aga mitmed nädalad hiljem ma hakkasin aru saama, nüüd ma saan aru, mida Jumal selle pildi kohta ütles. Aga ma kirjutasin üles. Et selles suhtes need asjad sageli, mis me arvame, et on meie ettekujutus või meie enda mõttes ei pruugi üldse nii olla. Ja siis me lasemegi Jumala kõnetused endast täiesti mööda ja me arvame, et Jumal ei kõnele meiega. Kõneleb küll. Igaühega meist. Ja Caroline Leaf, keda ma usun, et kõik on kuulnud, tast neuroteadlane, kristlane, doktor Caroline Leaf ütleb, et kas me kuulame Jumalat ja toome kõik oma mõtted vangistusse või me ignoreerime Jumalat ega võta oma mõtteid vangistusse ning ujume suvaliselt läbi elukaose, mõistmata, miks me mõtetes ja elus eksisteerib täielik kaos. Ja siis me pöörame ümber ja ütleme, kus on Jumal, kui minu elus valitseb selline kaos. Või siis, et Jumal üritab mulle midagi selle haiguse kaudu õpetada. See ei toimi nii. See ei toimi nii. Ja see negatiivne tsoon ei eksisteeri meist väljapool. See ei ole see, et mu olukorrad on nii hullud ja sellepärast ma olen negatiivne. Ei ole, see negatiivne tsoon on meie sees. Ja see negatiivsed olukorrad ei saagi muutuda, kui meie sees midagi ei muutu. Kui me ei hakka neid piirjooni paigast nihutama, siis me elame täpselt samamoodi nagu maailm. Paanikas, hirmu all, mida iganes. Ja me teame, et kõik, mis on Jumala sõnas, et see on alati meie kasuks. Ja ma mediteerisin, ja ma senini mediteerin tegelikult selles armastuse peatükis, 1. Korintuse 13, ja New English version ütleb, International version, NIV tõlge ütleb, et armastus ei pea meeles ühtegi halba. Armastus ei pea meeles ühtegi halba.
Me võime seda lugeda kahel viisil. Me võime lugeda seda niiviisi, et okei, ma pean nüüd armastus liikuma, ma ei tohi pidada meeles, ma ei tohi pidada meeles, ma ei või pidada meeles, see on patt, ma ei tohi pidada. Või siis me näeme seda selliselt, nagu Jumal selle tegelikult sinna pani, et kui keegi meid tõeliselt, ja see on see, mida neuroteadus ütleb, et kui keegi meid tõeliselt solvub, kui keegi teeb meile meelega haiget, ta tahab meelega me nuppudele vajutada, ta tahab meelega meile haiget teha. Kuid kui me läheme koheselt nende asjadega Jumala ette, me saime haiget, aga me läheme koheselt nendega Jumala ette ja me valame selle valu Jumala ees välja täpselt nii, nagu me seda kogesime, kui me tundsime seda ja me anname selle üle Jumalale ja lubame temal kätte maksta. Kui me jätame selle Jumala kätte, siis neuroteadus ütleb, et 24–48 tunni möödudes on see meie mälestus meie ajust kustunud ja me oleme säilitanud oma rahu, oma tervise. Kuid kui keegi meid solvab, keegi teeb meile meelega väga haiget, aga me ei lähe Jumala juurde, vaid me hakkame mõtlema, et oota, miks see inimene ikka niiviisi ütles, miks see inimene ikka selliselt mulle haiget tegi, miks see niiviisi oli, miks ta nii tegi? Ja kui me mõtiskleme selliseid mõtteid 21 päeva järjest, siis me oleme ehitanud oma ajusse vaenlase kindlustuse. Me oleme tekitanud endale neurokahjustuse ja me oleme astunud füüsiliselt haigustatsiooni. Ja see on täpselt see, kuidas meie mõtted meid mõjutavad. Ja doktor Caroline Leaf ütleb ka, et kui me muudame oma mõtteid vastavalt Jumala sõnale, siis me füüsiliselt muudame oma ajustruktuuri. Me füüsiliselt kõrvaldame oma ajust haigusi tekitavad osakesed. Ja kui püha vaim näitab meile mingisugust mõtet, mis on hingevaenlased või mis on meie minevikust, me oleme harjunud niiviisi mõtlema ja püha vaim puudutab seda ja ütleb, et näed, see ei ole vastavalt Jumala sõnale, siis meil tulebki kõigepealt tunnistada seda kui pattu. Me ei saa hakata kohe väänama ise oma mõtteid õigeks, vaid meil tuleb kõigepealt minna Jumala ette ja tunnistada, et Jumal, ma tunnistan, et see on patt, ma palun andestust, ma ütlen sellest lahti. Ja ma ütlen lahti ka igast teemonist, kes on kinnitatud selle mõtteviisi külge, sest selle küljes on teemonid ja meil tuleb nendest lahti öelda. Et kui me Jumalalt andeks palume, me alati saame andeks, me teame, selles ei ole kunagi küsimust, aga küsimus on selles, et kas me palume andeks ja me läheme samamoodi edasi ja varsti peame uuesti andeks paluma ja varsti uuesti andeks paluma täpselt selle sama asja või siis me hakkame tegema tööd selle patujääkidega ja hakkame seda kõrvaldama, mitte nii, et ma ei tohi seda mõelda niiviisi, vaid me asendame selle Jumala sõnaga. Me asendame selle mõtte Jumala sõnaga. Ja uuringud näitavad, ja see on jällegi Caroline Leaf, kui ma kuulsin seda aastaid tagasi, ma hakkasin seda praktiseerima, ta ütleb, et kui me võtame, meil on mingisugune mõte, millega meil on vaja hakata tööd tegema ja Jumal annab meile kirja koha, millele hakata mõtisklema. Ta ütleb, et meil tuleb võtta 7 minutit miinimum 63 päeva järjest, et mõelda seda sama mõtet selleks, et see mõte juurduks meie südamesse. Ja kui ma kuulsin seda esimest korda, mõtlesin, et okei, 63 päeva järjest selge, ma jõuan aastas muuta nagu 5–6 mõtet nagu tegelikult, et kuhu ma sellega jõuan, aga tegelikult ma olin tohutult imestunud, kui ma võtsin selle esimese 63 päeva ja muutsin selle esimese mõtte, et kui tohutult palju see muutis tegelikult minu elu. Ja see on üllatav. Sest muidu me loeme Jumala sõna ja siis paneme linnukese kirja, meil on hea tunne, et okei, ma lugesin täna Jumala sõna, et see on tehtud. Aga kas ma homme mäletan, mida ma täna lugesin? Me ei mäleta. Me loeme pinnapealselt. Laul 92 ütleb, et Jumal mõtleb sügavaid mõtteid ja meid on loodud mõtlema sügavaid mõtteid. Ka teadus ütleb seda, et meid on loodud mõtlema sügavaid mõtteid, mitte pinnapealseid mõtteid. Et kui me mediteerime selle ühel kirja kohal, me mõtleme sügavaid mõtteid. Me ei ole enam selle pinna peal. Ja kui me muudame selle ühe mõtte, see muudab meie elu niivõrd suurelt.
et ma soovitan seda võtta ja hakata mõtlema, hakata mediteerima neid mõtteid, mis Jumal meile praegu annab. Me saamegi küsida, et Jumala, näita mulle, mis on see mõte, millega sina tahad, et ma praegu tegelen. Ja ta annab meile selle. Ja tahaks minna Jakobuse 1. peatüki ja salmid 21-25 ja piibli laiendatud tõlkest. Kert läks just ära. Okay, 21 salm ütleb, seega vabanege kõigest ebapuhtusest ja pahelisuse lokkavast järelkasvust ning võtke alandlikkus, leebes, tagasihoidlikus vaimus vastu sõna, mis südamesse istutatuna ja juurutatuna omab väge päästa teie hinge. Võtke vastu sõna, mis südamesse istutatuna ja juurutatuna omab väge päästa teie hinge. Võtke alandlikkus vaimus vastu sõna, mis südamesse istutatuna ja juurutatuna omab väge päästa teie hinge. Nii et neuroteadus täielikult nõustub piibliga ja see on piiblis sees, et kui me juurutame ja kõigepealt istutame. Kert, kas sa saad panna palun Jakobuse 1? Aitäh. Me saame veel korra vaadata seda uuesti. Seega vabanege kõigest ebapuhtusest ja pahelisuse lokkavast järelkasvust ning võtke alandlikkus, leebes, tagasihoidlikus vaimus vastu sõna, mis südamesse istutatuna ja juurutatuna omab väge päästa teie hinge. Kuidas me vabaneme ebapuhtusest ja pahelisuse lokkavast järelkasvust? Ainus viis istutada ja juurutada oma südamesse Jumala sõna. Ja me ei juuruta mitte midagi, kui me loeme sõna ainult pinnapealselt, loeme ainult 1 peatüki, kas või 10 peatükki päevas. Me ei juuruta mitte midagi endasse, enne kui me hakkame mediteerima, mõtisklema sellel ühel mõttel, kuni see võtab juured alla. Mina tavaliselt mõtisklen ühel mõttel rohkem kui 63 päevast, mul on siuke tunne, et mul võtab küll kauem aega, enne kui see juurduks minusse. Ent olge sõna tegijad, kuuletuge sõnumile, mitte ainult selle kuulajad, reetes end pettusesse, mõeldes vastupidiselt tõele. Me reedame end pettusesse, kui me mõtleme vastupidiselt tõele. Ja me ei mõtle seda, et selline asi juhtub, aga tegelikult me reedame end pettusesse, kui me mõtleme vastupidiselt tõele. Sest kui keegi ainult kuulab sõna kuuletumata sellele ja olemata selle tegija, on ta nagu inimene, kes vaatab peeglist tähelepanelikult oma loomulikku palet, sest ta vaatleb end mõtlikult, siis lahkub ja unustab kohe, milline ta oli. Aga kes vaatab hoolega veatusse seadusesse, vabaduse seadusesse ning on sellele ustav ja jätkab sellesse vaatamist, olles mitte hoolimatu kuulaja, kes unustab, vaid tegus tegija, kes kuuletub, see saab oma kuuleka elu tegudes õnnistatud. Päästele tulles sai me vaim või see osa meie vaimust sai nii-öelda päästetud. See osa, kus elab püha vaim, aga meie hing ei muutunud. Et nüüd meil tuleb hakata tooma oma hinge päästele nii-öelda. Ja neuroteadus kinnitab seda, et me muutume ainult siis, kui me võtame kõigepealt vastu uue mõtte ja hülgame vana mõtte. Aga me tegelikult hülgamegi vana mõtte siis, kui me muudkui sisestame seda uut mõtet, Jumala sõna mõtet, siis see vana hakkab hääbuma, kaduma vaikselt. Ja selleks läheb vähemalt 63 päeva aega sellel ühel ja samal mõttel mõtisklemist. Ja minu kõige esimene mõte, mille Jumal mulle andis, oli just, et muretsemisest lahti saada. Ja me kõik teame, Filiplastele 4 ütleb, et ärge muretsege ühtigi,
Aga see, ma just kuulsin hiljuti ühte kristlikku terapeuti ütlemas Covertit ja ta ütles, et see ära muretse ühtegi ei ole üldsegi võimalik. Et Jumal ei loonud meid selliselt, et ära muretse ühtegi, me ei tohi üldse muretseda. Me peame tegelema sellega, et me ei tohi üldse muretseda. Et see ei ole tegelikult õige. Ta ütleb, et tegelikult, mida see kirjakoht tegelikult ütleb, on see, et ärge jääge oma mure või ärevuse sisse. Ärge laske sellel jõuda punkti, kus see teid lõhki kisub ja hävitab. Ja ta ütleb, et meil tuleb samamoodi, me oleme loodud minema Jumala ette, me oleme loodud valama kõik asjad Jumala ees välja. Ja muidugi see, et kui meil on ärevad mõtted kogu aeg pidevalt, siis on see selge, et meil tuleb sellega tegeleda. Aga ärevus on loodud tegelikult selleks, et me paneme ohtu tähele. Sest kui me ei ole kogu aeg ärevad ja siis tuleb äkitselt ärevus, siis me saame aru, et Jumal annab meile märku mingist ohust ja me pöörame selle tähelepanu. Ja see on see, milleks meile ärevus on antud selleks, et me paneksime ohtu tähele. Aga see tähendab seda, et me ei saa kogu aeg olla ärevuse sees, et seda tähele panna. Ja siis me paneme seda tähele. Jakobuse 1.18 ütleb, tema on oma tahtel meid sünnitanud tõe sõna kaudu. Mis tähendab seda, et me oleme uuesti sündinud tõe sõna kaudu. Tõe sõna on see, mis kannab meid. Tõe sõna on see, mis peaks olema meie sees, sisse juurutatud. Ja me teame Johannese 8.32, mis ütleb, ta ütleb, me saame seda, või eesti keeles seda vist ütlebki, et te saate teada tõde ja tõde teeb vabaks. Aga tegelikult mitte ükski tõde, mida me ainult teame oma mõistused, ei tee mitte kedagi vabaks. See on tegelikult, te saate tundma tõde. Ja see tõde, mida te isiklikult, intiimselt, sügavati tunnete, see tõde teeb teid vabaks. Ja kui me vaatame Filiplastele 4.8 korra lihtsalt, mis ütleb, et Piibli laiendatud tõlkes ütleb lõpuks, vennad, kõik, mis on tõsi, kõik, mis väärib austust ja on auväärne ja sobiv, mis on õiglane, mis on puhas, mis on armas ja armastusväärne, mis on lahke ja võluv ja armuline, kui selles on voorust ja oivalisust, kui selles on midagi kiiduväärt, siis mõelge nendele asjadele ja kaaluge neid ja arvestage nendega, kinnitage oma mõtted nendele asjadele. Kui me vaatame seda nimekirja, siis me näeme, et selles nimistus ei ole mitte ühtegi negatiivset asja, mitte ainsatki. Ja Jumal ütleb, kinnitage oma mõtted nendele asjadele. See ei tule niisama. See ei tule see, et Jumal, sina pane mu mõtted õigesse kohta. See on see, et see on üks asi, millega meil tuleb tööd teha selleks, et me elud muutuksid. Selleks, et me olukorrad muutuksid. Ja veel kord tõesti see, et kui tuleb mingisugune negatiivne uudis või mingisugune negatiivne, kuskilt väljaspoolt mingi negatiivne uudis või asi, ja siis me üritame mõelda, et ma ei mõtle selle peale või ma ei mõtle üldse selle, kuidagi üritame ennast saada mitte selle peale mõtlema, aga see ikkagi on muutunud meid ärevaks, siis meil tuleb minna sellega Jumala ette. Tuleb kõigepealt see üle anda, sellepärast, et Jumal vajutab mingil, ta koputab ja ütleb, et näed, siin on üks koht, kus sa ei ole, mida sa ei ole mulle südames avanud. Ma tahan siia sisse saada, et kas sa lubad mul tulla nüüd siia sisse ja tervendada selle paiga. Et meil tuleb neid asju tähele panna. Ja Joosua 1.8 ütleb, et see seaduse raamatu ei lahku sinu suust, vaid sa mõtiskled selle üle päeval ja öösel, et sa võiksid jälgida ja teha kõike, mis selles on kirjutatud, sest siis teed sa oma teekonna edukaks ja siis sa käitud targalt, neid saavutad hea edu. Ja neuroteadus on avastanud, et see on, kuidas on inimese aju loodud, et me oleme võimelised mõtisklema Jumala sõnal. Jumal ei annaks meile seda käsku, kui meid ei ole selleks loodud. Ja kui me seda teeme, laul 112.7 on väga võimas tõotus. Mis siis juhtub, on see, et ta ei karda halbu sõnumeid, tema süda on kindlalt fikseeritud, usaldades isandat, toetudes temale ja oleks kindel temas. Ta ei karda halbu sõnumeid,
tema süda on kindlalt fikseeritud, usaldades Jumalat. Aga meil tuleb ise fikseerida oma süda. Jumal ei tee seda meie eest ära. Ja doktor Liif ütleb veel seda, et kui me kõneleme Jumalaga või mediteerime Jumala sõnal, siis astub meie aju kõige kõrgemale intelligentsuse tasemele, mis on üldse võimalik. Ja ta ütleb, et selle uuringu taga on inimesed, kes ei usu Jumalat. Ja ma loen lõpuks veel paar mõtet, mis doktor Caroline Leaf ütleb, mis on nii tohutult. Ja see üks asi veel, iga mõte, mida me mõtleme, mõjutab iga rakku meie ihus. Sealt on, kus haigused tulevad. Iga mõte, mida me mõtleme, mõjutab iga rakku meie ihus. Mida me mõtleme? Ja Caroline Leaf ütleb, et üks olulisemaid põhjusi Jumala sõnal mediteerimiseks on see, et meil on ligipääs Jumala imedele, meil on ligipääs Jumala headusele vastavalt sellele, mida me oma mõtetes mõlgutame. Need imed, mida me vajame, on Jumala poolt juba valmis pandud. Meil tuleb neid vaid kätte saada, vastu võtta. Meil tuleb aktiveerida nii-öelda Jumala imed oma elus ja me aktiveerivad need oma mõtete kaudu, mida me mõtleme. Ja ta ütleb, et kui me mõtetesse ei ole istutatud Jumala sõna, siis ei ole me võimelised kuulma ega nägema oma imet. Kui me mõtetesse ei ole istutatud Jumala sõna, siis ei ole me võimelised kuulma ega nägema oma imet. Me võime olla palvetanud seda Jumalat. Me hüüame Jumala poole, me alume Jumalat, me sõitleme, me võitleme ja nii edasi. Aga me ei saa neid imesid kätte, sest me mõtted ikkagi lõikavad meilt need ära. Sest Piibel ütleb, et me saame kõik vastavalt oma südame usule. Vastavalt oma südame usule. Südame, kus on traumad, kus on oma need traditsioonilised mõtteviisid. Me võime minna ja palvetada, ma ei tea mida Jumalalt. Ja me ei saa neid kätte, siis me ütleme, et see ei toimi. Jumala tõotused ei toimi. See ei ole nii. Mina olin ka, nii mõnedki teist teavad, ma olen kirjutanud Jumala sõna palveraamatut. Ja ma olen tsiteerinud ja ma mäletan, ma palvetasin Jumala sõna iga päev. Hunniku tõis Jumala sõna, ma palvetasin iga päev. Ja siis mõtlesin, Jumal, miks need asjad ei täitu oma elus nagu? Enne kui Jumal hakkas näitama, aga kas sa muudad oma mõtteid või sa lihtsalt tsiteerid Jumala sõna ja lihtsalt ootad, et need asjad tulevad. Need ei tule, sest mu süda oli täiesti, nagu vahel ongi, me küsime ühte asja, aga me süda läheb teisest suunast, me süda on täiesti vastupidi sellele, mida me Jumalat küsime. Ja kui me midagi küsime, meil tuleb panna oma süda ka sinna samasse, joonduda sellega, mida me küsime. Et me saaksime selle kätte, et me näeksime seda imet, kui see on meie silme ees ja saaksime vastu võtta selle. Amen. Aga palvetame. Isa, me lihtsalt ülistame ja kiidame ja täname sind. Tänu sulle, Isand, et sina oled armastus ja sa armastad iga inimest. Sa ka armastad iga ühte meist täiuslikult, absoluutselt piirideta. Ja sa armastad iga ühte meist täpselt selliselt, kuidas meie vajame olla armastatud, sest iga üks meist on erinev. Ja sa armastad meid täpselt nii, nagu meie seda mõistame ja oleme võimelised vastu võtma. Isa, me palume, Isa, ma palun sellele kogudusele, igale inimesel tõesti, kes siin on, kes siin käib, kes kuulab seda järgi. Isa, me lihtsalt palun praegu sinu armastuse sellist ilmutust, nagu nad ei ole kogenud. Ma palun, et need müürid, mis on meie südamete ümber, ma palun, et need müürid langeksid. Ma palun, et need müürid langeksid, Isand. Ja see kõnelen nendele müüridele, mis on meie südamete ümber. Ja ma kuulutan, et nad peavad langema, Isand, Jeesuse Kristuse nime sees. Isand, selleks, et sinu armastuse ilmutus saaks esile tulla ja sellisel viisil,
Isand, sa oled armastus, see armastus on nii metsikult palju suurem kui see, mida me oleme isegi võimelised selles maailmas üldse kogema. Aga ma palun praegu ühte sügavamat, suuremat ilmutust sinu armastusest. Isand, et me võime astuda sinu armastuse sisse ja elada sinu armastuse sees. Ja ma palun praegu, et kõik, mis blokeerib seda armastust, et see saaks purustatud Jeesuse nimel. Ja ma palun, et praegu need piirjooned meie südametes saaksid paigast nihutatud selleks, et sinu armastus saaks tulla meie südametesse selliselt, nagu me ei ole seda varem kogenud ega mõistnud. Ja see ilmutus, mitte info, ilmutus sinu armastuseks võiks võtta sügavalt juured alla meie südametes ja me muutame elud. Sest armastus võidab kõik, armastus üksi võidab kõik, armastus on üle kõige, sest sina oled armastus. Selles on kõige suurem võim, selles on kõige suurem vägi. Isa, tänu sulle, et sa puudutad iga südant ja nihutad, aitad igal ühel meil nihutada need piirjooned paigast, et sinu armastus saaks meid kätte sellistel viisil, nagu su armastus ei ole meid veel kätte saanud. Isand, tule oma armastuse väega, tule oma armastuse väega, tule ja purusta läbi kõigi müüride, tule, Isand, tule igasse südamesse, kes igatseb seda, Isand, tule ja purusta läbi, Isand. Isand, täida meid oma armastusega, et need piirjooned saaks paigast nihutatud, et kõik see, mis on meid piiranud ja hoidnud meid mingisugusel tasandil, Isand, ma praegu palun, et need piirjooned saaksid paigast nihutatud ja me tõuseksime uutele tasanditele, kuhu sina meid kutsud. Et me austaksime seda, mida sina kõneled meile, seda niidi otsa, et me võtaksime kinni sellest niidi otsast, mille sa kellelegi annad, sest sa annad igale ühele meile selle niidi otsa, selle seemne, ütled, kas sa kastad seda, kas sa kasvatad seda, kas sa võtad selle niidi otsa ja hakkad liikuma. Isand, aita meil hakata liikuma selle, tõesti hakata kerima seda niiti sellest lõngakerast ja hakata avastama sind, Isand, selliselt, nagu me ei ole arvanud, et on üldse võimalik sind kogeda ja sind tunda, aga sa tahad seda meile anda, et me tunneme sind. Sest Isand, sinu sõna ütleb, mille kaudu maailm saab nägema sind selle kaudu, kui meil on armastus isekeskis, sest see armastus on midagi sellist, mida maailm ei ole näinud, mida maailm ei ole kogenud. Ja tänu sulle, Isand, kui meil on armastus, siis me lihtsalt usaldame sind ja me julgeme välja astuda ja me julgeme anda selliselt, nagu me ilma selle armastuseta ei julgeks. Tänu sulle, Isa, ja sa raputad meie südameid ja sa muudad meid, et maailm võiks näha sind meie elude kaudu ja selle armastuse kaudu, mis meil on isekeskis. Tänu sulle, Isand, et sa tuled ja vallutad oma koguduse armastusega ja sa vallutad meie südamed oma armastusega täiesti uutel tasanditel. Ja ma õnnistan seda kogudust. Et need müürid, mis on olnud siin ümber, mida vaenlane on saanud ehitada, et need purunevad. Nad peavad purunema ja nad purunevad Jeesuse nimel. Me täname sind, Isa, et sinu valgus saab sellest paigast esile tulema. Isand, seda on kuulutatud selle koguduse üle ja nüüd me palume, et see täituks, et siit kogudust paistab valgus, sinu valgus üle kogu linna, üle kogu Saaremaa, kõikjale. Tänu sulle, Isand. Tänu sulle, Isand. Jeesuse nimel. Amen. Suur tänu, Eve, selle sisuka ja avara Jumala sõna selgituse eest. Ja see on täiesti tõsi. Me peame mõtisklema ja sügavuti. Siis on muutused võimalikud. Ja andku Jumal siis ka seda osa sinule jätkuvalt, et olla sügavuti selle sees. Täname sind kogudusega ka väikese kingitusega. Ja saame veel ülistada Issandat.
su arm mind saatis, kui käisin eksiteel, mu eksimused andeks andsin. Ja sinu hiilgus mu patud varjutas, nüüd sinu jaoks ma elan vaid. Su armus, mis igavene, mu issand oled sa ja sõber nii hea. Oma elu sulle nüüd alistan ma, sest ma tean, enda andsid minu eest. Kui kõik mu siit kaob su juures ma, just seal, kus armastus kestab. Su arm mind saatis, kui käisin eksiteel, mu eksimused andeks andsin. Ja sinu hiilgus mu patud varjutas, nüüd sinu jaoks ma elan vaid. Su armus, mis igavene, mu issand oled sa ja sõber nii hea. Oma elu sulle nüüd alistan ma, sest ma tean, enda andsid minu eest. Kui kõik mu siit kaob su juures ma, just seal, kus armastus kestab. Oma elu sulle nüüd alistan ma, sest ma tean, enda andsid minu eest. Kui kõik mu siit kaob su juures ma, just seal, kus armastus kestab. Igavesti laulan ma, issand kiidan alati. Oma elu andsid sa, et mind päästa, mind sa päästsid. Igavesti laulan ma, sest ma tean, enda andsid minu eest. Kui kõik mu siit kaob su juures ma, just seal, kus armastus kestab. Oma elu sulle nüüd alistan ma, sest ma tean, enda andsid minu eest. Kui kõik mu siit kaob su juures ma, just seal, kus armastus kestab. Oma elu sulle nüüd alistan
seal kus armastus kestab. Seal kus armastus kestab. Suurus ja vägevus, ilu ja hiilgus ja au. Ta päralt on rikkus ja tugevus, vägi ja jõud on ta käes ja taevatroon. Issand on ta, kes iganes valitseb. Taevas ja maa, ta nimele andku au. Rikkus ja tugevus, vägi ja jõud on ta käes. Suurus ja vägevus, ilu ja hiilgus ja au. Ta päralt on rikkus ja tugevus, vägi ja jõud on ta käes ja taevatroon. Issand on ta, kes iganes valitseb. Taevas ja maa, ta nimele andku au. Rikkus ja tugevus, vägi ja jõud on ta käes. Issand on ta, kes iganes valitseb. Taevas ja maa, ta nimele andku au. Rikkus ja tugevus, vägi ja jõud on ta käes. Rikkus ja tugevus, vägi ja jõud on ta käes. Rikkus ja tugevus, vägi ja jõud on ta käes. jah, nii see on, kõik on tema käes. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Aamen. Ja kõik olete oodatud muidugi nüüd kohviku poole peale, kellel vähegi võimalus tulla on. Õnnistatud päeva jätku.